Tartu Ülikooli rektor Alar Karis soovib, et Pärnus teeksid kohalikud võimud ülikooliga paremat koostööd. Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis tähistati täna koos ülikooli 375. aastapäevaga ka rahvusvahelist turismipäeva. Tartu Ülikooli vastne rektor Alar Karis oli Pärnus 3 eesmärgil. Ta tervitas tudengeid ülikooli 375. aastapäeval ja rahvusvahelisel turismipäeval, sai maa- ja linnajuhtidega kokku ning osaleb õhtusel Carmina Burana ettekandmisel kontserdimajas. See kantaat toodi lavale just ülikooli aastapäevaks. Karise hinnangul on kolledžit Pärnusse tarvis, aga linnavalitsusega loodetakse paremat koostööd. Me tahaks juba näha rohkem linna huvi meie kolledži tegevuse vastu ja ka sisuliste asjade vastu, et nad pigem ütleksid, mida linn siis tahab ka kolledžilt saada, olgu see kas või näiteks mingid uued õppekavad, mida me suudaksime pakkuma. Nii nagu Tartus on ju tegelikult Tartu linn on ülikooli sees. Nii võiks olla ka ju Pärnu ülikooli sees, seda enam, et ülikool ei ole ju siin esimest korda. Nii Karis kui kolledži direktor Kari Raagma tõdesid, et tulevikus omab järjest suuremat tähtsust, kuidas tudengeid saada, sest noorte arv väheneb. Raagma siiski suurt probleemi ei näe, sest palju õpib ülikoolis täiskasvanuid. Meie tudengkonnast ikkagi moodustavad lõviosa samuti kaugõppijad, kes nädalavahetustel oma haridust täiendavad. Suures kasvus on täiendõpe, selline tellitud õpe. Turismipäeva kava pani aga kokku IASEC-i Pärnu koordinaator Marko Siller. Nigeeria rahvarõivaid kandnud Siller viibis eelmisel aastal selles riigis pikemalt. Kolledžis õpib ta turismi- ja hotelliettevõtlust. Ühelt poolt me siis tähistame rahvusvahelist turismipäeva, teiselt poolt jälle avame tänase üritusega tudengiorganisatsiooni IASEC õppesarja Klapid eest uue hooaja. Tutvustati Rumeeniat, Indiat ja Saksamaad. Rumeenia neiu on IASEC Eestis aastaks tööl, Saksa noormees aga kuuks ajaks IASEC Pärnus abiks. Indiat tutvustas seal praktikal käinud Eesti neiu. Meie hiline saade on täna eetris kell 22:35. Head õhtut.